Okei, aga vaadake, kui ilus õues on. Appi. Ma armastan seda ängelit, sest et I do be looking cute. Igatahes. Tere, kutid! Kutid! Täna on 4. jaanuar, kell saab kohe 2. Aga ma lubasin teile, et ma teen video, kui ta mind ära fokuseeriks. Ma arvan, peaks mingi introductioniga tegema, sest ma pole nii ammu videot teinud. Igatahes, et siis see on mu kanal. Nagu te näete, siis mu backdrop on natuke teistsugune. Ma ei ole enam Ungaris, ma olen Eestis. 3 kuud tagasi ma panin storisse, Insta storisse, et te võite mul küsida igast küsimusi Ungari kohta. Ja te küsisite ka, mul tuli mingi 50 küsimust, ma olen väga õnnelik, aitäh teile. Ja ma üritan neile selles videos vastata täna. Alustame siis küsimustega lõpuks omaette. Mis linnas sa elad Ungaris? Nii, ma ei ela linnas, ma elan väikeses külakeses. Ma panen siia selle nime alla. Selle nimi on siis Nadvažon. Selle kirjapilt on väga teistsugune kui see hääldus. Aga ma ei tea, see on hästi armas külakene. Seal on 1800 inimest kokku. Ning see on hästi pisikene. Seal saab lihtsalt, ma ei tea, jalgsi minna igale poole. Ja hästi mõnus, hästi cozy. Mulle tohutult meeldib. Kus te seal teiste vabatahtlikega elate? Me elame väikeses korteris, see on vist 2-3 toaline, ma täpselt ei tea, sest seal on nagu köök ja suurtoon koos. Ja ühes toas on 3 voodit ja teises toas on 2 voodit. Siis meil on nagu väike vannituba ja väike kööginurk. Ja ma tegelikult tegin sellest video ka eelmises videos, ma ei tea, võite vaadata, on ju. Ja nüüd, kui ma tagasi lähen 2 päeva pärast, peaks seal olema kokku 5 vabatahtlikku ja kõik tüdrukud, nii et ma ei kujuta ette, kuidas me seal hakkama saame. Kuidas tulid mõttele Ungarisse minna? See mõte tekkis mul niimoodi, et peale keskkooli ma ei teadnud, mida ma teen ja see muutus tuli kuidagi liiga ruttu minu jaoks, et nüüd sa pead minema kuhugi ülikooli ja nüüd pane paberid sinna ja sinna ja sinna ja mine tee eksameid. Ja ma ei tea, ma samal ajal nagu töötasin ka. Ei olnud aega ka nagu väga valida, mida ma väga tahaks teha. Seega ma mõtlesin, et miks ka mitte, lähme Ungarisse vabatahtlikuks, nagu nii on koroona, nagu ma ei tea, ma olen tegelikult väga õnnelik, et ma ei läinud ülikooli, sest et minu sõbrannad läksid ja neil on hästi palju üritusi ära jäänud seoses koroonaga. Ja Ungaris, ma ei tea, mulle väga meeldib. Mul on nagu tohutult toredad sõbrad tekkinud ja ma olen hästi paljudes kohtades juba reisinud ja mulle tohutult meeldib. Kuidas su korterikaaslased on? Nii, ma olen Ungaris olnud 4 kuud kokku ja mul on seni olnud 5 erinevat korterikaaslast. Mõned neist on tohutult toreda, ma saaksin nendega terve elu koos ühes korteris elada, ma ei tea, ühes toas elada. Aga mõni oli ka selline, et kui ma peaksin nendega kunagi veel vähemalt, ma ei tea, 1 päeva ühes toas elama, ma kägistaksin nad ära, sest et ma lihtsalt ei suuda. Lihtsalt sul peab väga vedama inimestega, kellega sa ühes toas elad, sellepärast, et sa ei pruugi üldse temaga klappida. Aga kuna ma jään aastaks Ungarisse ja meil on projektis niimoodi, et on alati 2 vabatahtlikku, kes jäävad terveks aastaks, ehk siis 12 kuuks. Ja minul on siis see teine vabatahtlik, kaasvabatahtlik, kes jääb minuga 1 kuuks, on Liisa ja mul on temaga tohutult vedanud. Ta on ülilahe, me teeme kogu aeg movie näite, ta on ülivahva, me kogu aeg pralletame veits koos. Tohutult armastan teda, mul on juba suveks plaanid tehtud ja ma lähen Saksamaale, sest ta on Saksamaalt pärit. Ja tõesti ülivahva, tohutult armastan teda. Lihtsalt, love you. Siin on üks hästi armas küsimus, et mida sa praegu juba tunned, et igatsema jääd peale Ungari meeste? Ma jään kindlasti igatsema Ungari mehi, nagu see on top 1. Ma jään kindlasti igatsema oma lasteaeda, kus ma töötan, neid lapsi, kellega ma töötan, üleüldse kõiki inimesi, keda ma olen näinud ja kohanud ja kellega ma olen suhelnud seal. Kaasvabatahtlikke, mulle tohutult meeldib Ungari toit. Samuti ma jään tohutult igatsema seda, et inimesed on hästi avatud, neile tohutult meeldib rääkida teistega ja kahjuks me ei räägi samas keeles, aga kui ma räägiks paremini ungari keelt, siis ma kogu aeg räägiksin ka nendega. Kas mingi kultuurishoki hetkeid on olnud? Kindlasti on. Esiteks suur kultuurishokk oli mul siis, kui ma jõudsin siia kohale. Ma ütlen kohe ausalt ära, ma 4 esimest päeva nutsin, sest et ma tahtsin tohutult koju, ma ei teadnud, kas ma saan siin hakkama, sest et spoiled brat ja nii edasi, aga tõesti need elamistingimused olid täiesti erinevad nendest, mis ma olen kogenud kunagi ja see oli väga võõras mulle ja üldse inimesed oli natuke nagu teistsugused ja ma ei tea,
ma mõtlesin, et ma ei ela ära selle 8 euroga päevas, aga elan vist, I guess. Kõige tähtsam küsimus on vist see, et mis sa Ungaris teed. Ma olen lasteaiakasvataja või noh, siuke poole kohaga ütleme siis niimoodi, et ma lähen kell 8 hommikul lasteaeda ja ma olen seal kella 12-ni ehk siis lõunani. Ja ma mängin seal lastega ja õpin natuke ungari keelt ja ma ei teagi, lihtsalt olen nendega, neile tohutult meeldib pusesid kokku panna, nii et me paneme pused kogu aeg kokku. Ja mulle tohutult meeldivad lapsed, seega me kogu aeg mängime ja see on hästi armas, hästi wholesome, mulle tohutult meeldib. Ja peale seda ma lähen noortekasse, kus ma olen siis kella 7:30 õhtul umbes ja mulle tohutult meeldib seal olla, sest et noorteka rahvas on ka hästi vahva ja me kogu aeg räägime ja meisterdame ja teeme igasuguseid selliseid asju. Vot, kuidas sa end tunned seal, kas koduigatsust on ka? Mitte väga palju isegi, mis on tegelikult väga imelik, sest et ma kogu aeg, mul on räige koduigatsus, ma kogu aeg igatsen oma vanemaid, oma vanavanemaid, oma õdesid, vendasid, oma sõpru. Aga ma ei teagi, mulle tundub, et need teised vabatahtlikud ja kui me elame kõik koos, see on nagu väike perekond kuidagi, ma ei tea, appi kui cheesy, aga ei tegelikult ka. Nad on tohutult toredad, et sa lähed nendega koos koju ja teed koos süüa ja vaatad filmi ja ma ei tea, teed kõike koos, see on nagu perekond ja sellepärast ma nii väga ei igatse seda ja kui ma isegi tulin siia, siis ma väga ei tahtnud tegelikult tulla, sest mulle tohutult meeldib Ungaris olla. Viimane küsimus siis, et kas soovitaksid vabatahtlikuks minemist ka teistele? Kindlasti 100%. Palun minge, see on nii vahva experience, mulle tohutult meeldib. Kui ma saaksin veel minna, ma läheksin, ma teeks elu lõpuni seda. Ma loodan, et teile meeldis see video ja ma loodan, et te saite natukenegi targemaks Ungari kohalt ja minu experience'i kohalt. Ma ei tea, ma loodan, et see video natukenegi haris teid. Tšau!